Mis on influence from mere association tendency? Eesti keeles on see samastumise inimpsühholoogiline kalduvus. See on inimpsühholoogiline kalduvus samastada sümpaatse inimese soovid ja ostukäitumine enda omaga. Ehk siis lihtsustatuna öeldes tähendab see seda, et kui me näeme, et meie poolt armastatud inimene, olgu ta siis kuulsus või mõni sporditäht, kui see inimene teatud toodet kasutab või ostab, siis meie ka samastume sellega ja võtame selle ostukäitumise üle, sellepärast et see inimene väga meeldib meile. Üks näide, kuidas me oleme selle inimpsühholoogilise kalduvuse mõju all, on see, et näiteks poliitikud kasutavad väga palju samastumise inimpsühholoogilist kalduvust oma kampaaniates ja kõige paremini selgitab seda näiteks selline näide. Oletame, et meil on Peeter, ta on Eesti kodanik ja ta hakkab valima endale siis poliitikut. Ja tema ütleb niimoodi. Mina valin Maaerakonna esindaja, sellepärast et ma nägin reklaamis, kuidas Maaerakonna esindaja lõhub puid ning soovib inimestele rohkem tööd ja leiba. Mina olen ka selline, ütleb Peeter. Lisaks sellele tegelikult toetab seda kandidaati ka minu lemmik jalgpallikoondislane. See on selline konkreetne näide selle kohta, kuidas inimesed on selle inimpsühholoogilise kalduvuse mõju all. Ehk siis see on 1/25 inimpsühholoogilisest kalduvusest ja küsimus sulle, kas sina oma reklaamikampaaniates pead silmas inimpsühholoogilisi kalduvusi? Kui ei pea, siis kutsun sind online konsultatsioonile, kus me üheskoos vaatame üle selle, kuhu sa saaksid sisse sobitada õiges tasakaalus ja õigetes kohtades oma reklaamikampaaniatesse inimpsühholoogilised kalduvused. Kui sind huvitab, siis kirjuta mulle personaalne sõnum, teeme online kohtumise, konsultatsiooni ja vaatame sinu kampaania üle ja vaatame üle selle, kuhu saaksid sina sobitada kõige paremini inimpsühholoogilised kalduvused. Nii et kirjuta mulle personaalne sõnum ja räägime edasi. Tšau!